tere, ma olen Triinu ning ma mõtlesin, ma teeksin mereande ning eelroaks oli mul plaan teha siis austreid ning pearoaks ma mõtlesin, et ma teeksin 8 jalgu ehk siis ma panen need, ootan kuni vesi läheb siis seal pliidil keema ning panen nad 45 minutiks siis keema. Ning ma mõtlesin, et oleks huvitavam, teeksin ka ma juurde haugi hakkliha, milleks on siis vaja pipart, soola ning 4 muna, 2 sibulat, sidrun ja või. Ning seda, kuidas ma neid asju serveerin, on siis saladus. Nii, meil läks nüüd vesi keema ja nüüd on aeg panna siis 8 jalat sinna vette. Ning kuna vesi kohe temperatuur, või ta ei lähe praegu rohkem ei kee, siis me peame natuke ootama ja siis ta läheb täpselt 45 minutiks keema. Nii, kuna nüüd siia peale hakkas tehkima vahtu, siis see tuleb ära siit korjata. Nii. Sa võiksid seda lähevad filmida. See hakkab juba keema ju. Haugi hakklihasse on ka vaja siis võis praetud sibulat. Õigemini klaasjaks praetud. Nii kaua kuni siis sibul praeb klaasjaks, siis ma panen praegu 4 muna haugi hakkliha sisse. Kuna nüüd on sibul valmis, me tõime selle praegu siia jahtuma ja kuna nüüd see on juba jahtunud, siis me paneme selle siia hakkliha sisse. Nii. Ning nüüd me paneme siia natukene sidrunit, umbes 4 teelusikatäit. Ma võtan seemned ära, sest muidu need võib-olla pigistamise ajal vupsavad siia sisse. Päris mahlakas sibul või sidrun. No, ma arvan, et pisab küll. Nii. Ja nüüd ma hakkan siis seda kloppima. Segan kõik komponendid siit ilusti läbi. Ning põhjus, miks ma seda praegu niimoodi klopin, on see, et see tainas läheks tihedaks ja oleks lihtne seda vormida. Nii. Ja ma teen käed märjaks ja kutsun oma kaaskoka ka siia tegema lihapalle. Sa võid kasta ka enda käed ja hakkame tegema siis kalapalle. Kui on kõik sulavõiga koos. Nii, nüüd
on minu aeg hakata serveerima. Alustan siis kalakotlettidest ning hakkan neid siia panema. Nüüd siis ma panen nüüd veel 8 jalad, mis meil sealt ka valmis. Panen siis teise jala poole. Meil on siin ka hapukoorekaaste, saab proovida. Ning viimaseks asjaks paneme siis austrid. Neid, ma ei tea, minu teada meie pere üldse sööb täiesti esimest korda austreid. Et see on päris huvitav, mis siit tuleb. Nii, ning siis meil on siin veel haugi kotletid ning 8 jalgu austreid ja üks mõnus salat. Reino, sa pead seda maitsema, see on lihtsalt võrratu. No ma proovin.